Kevadel jõuavad TV3 ekraanile ka teistmoodi detektiivid. Nemad ei piilu maski alla, vaid vee alla ja maapõue. Ja koos me oleme aardekütid. Vist oleme, jah? Uued aardekütid on tuntud Žiguli entusiast Kristjan ja muusik ning eurolaulik Robin. Ega selles mõttes, kui sa armastad Žiguleid, siis sa oled nagunii vanarauaga palju kokku puutunud ja selle magneti otsa tuleb ka palju vanarauda, nii et seal on see puutepunkt on päris olemas. Mina lihtsalt olen tahtnud teha alati mingisugust toredat televisiooni ja ega kaaslasel ka viga pole väga. Ja ma arvan, et kokku tuli vahva kompott. Me leidsime hõbeda! Ikka rootsime ratsarikkaks. Alati, kõiges, mis ma teen. Jah. Ei, tegelikult ma olin varem natukene kokku puutunud selle teemaga ja neid pudelikorke ma olen varem ka maa seest nagu leidnud küll ja küll. Aga igal aastal ometi tuleb välja ka neid rahapadasid päris palju, nii et võimalus on jackpot saada ja mingisugune paarkümmend tonni siis taskusse panna, kui see väga veab. See on tegelikult kihvt, et peaaegu igal pool, kus me masinad käima panime, midagi maa seest välja tuli. Mida oli tükkunud seal on? See on granaat. See on granaat, jah. Mine kandi! Täitsa vehkis! Lisaks metallidetektorile kuulub aardeküttide varasalvega eriti võimas magnet. Ma isegi tunnen, et jah, vaata. Kuks sisse või? Jah. Mis on nii tugev, et vajadusel kangutaks isegi terve auto vetevana endi käte vahelt välja. Ühe korra mul juhtus, et jäi näpp serv 2 magneti vahele ja siis oli tulemus verine. Mida küll on vaja, on nagu jõudu natukene, et ma ise olin hästi kehva palliviskaja koolis, ütleme, see magnetiga nagu kasuks ei tule, aga ometi mul leida oli küll toredaid. Aga et ma tahan öelda seda, et alati ei pruugi kõike üles leida või alati ei tasu ka käega lüüa, et vaatad, et kus teine on juba otsinud, et mul ei ole enam sealt mõtet. Aga millega pärast on ikka nii, et edukam on see, kes on kauem tegelenud sellega? Selleks, et vaadata, kumb edukam on, leiavad kõik aarded lõpuks oma tee antiigikaupmehe juurde, kes neile hinnasildi määrab. Ühesõnaga väärtusetu ränks tegelikult. Ütlen ausalt, tõesti. Aga kui sa saad suure koguse neid, siis sa saad ju minna, mis oli Emeks või? Tuleb välja, et ka mõned korrad õnnestus meil teda üllatada oma leidudega, kuigi enamasti me kuulsime seda, et ilus asi. Et kui oleks paremas korras, siis oleks 50 €, aga praegu paraku 2-3, võib-olla hea äriga puhul 5 teenid on ju.